Head aktsionäärid, tere tulemast Tallinna Sadama korralisele aktsionäride üldkoosolekule. Tegemist on kahtlemata aasta kõige tähtsama kohustusega, mis ühele äriettevõtte juhtimisstruktuuris täita on. Tallinna Sadam on juba peaaegu 5 aastat börsil, aga füüsiliselt oma aktsionäridega saame kohtuda alles 2 korda. Aga seda toredam on see tunne, et me teid täna siin näeme ja eriti tore on see, et selle 5 aastaga on sisuliselt meie aktsionäride arv kasvanud 2 korda. Et aitäh teile usu eest Tallinna Sadamasse ja meie usaldamise eest samuti. Et selle 5 aastaga on palju muutunud, on muutunud maailmas, on muutunud ka Eestis ja ka meil Sadamas ja sellest te kindlasti täna kuulete meie juhtide poolt. Et mina olen Tallinna Sadama turundus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja Sirle Arro ja täna ma olen siis aktsionäride üldkoosoleku juhataja rollis. Et siin on kohal ka meie õigusosakonna juhataja Erli Lüüdig, kes tänast koosolekut protokollib ja üldkoosolekut on tõestama tulnud notar Merle Saar-Johanson. Lisaks on siis meie juhtorganite liikmed siin, on meie nõukogu liikmed Marek Helm ja Veiko Sepp ja juhatusest on juhatuse esimees Valdo Kalm ja juhatuse liige finantsjuht Andrus Ait. Ja täname muidugi ka meie investorsuhete juhti Marju Sirelit, kes on siis tänase koosoleku põhimõtteliselt korraldanud siin. Aga enne kui me asume ettekannete juurde, ma tutvustaksin teile tänase üldkoosoleku reglementi ja hääletamise korda. Kõigepealt palun teil mobiiltelefonid vaigistada, et siis selle meie töö oleks siin häireteta. Et aitäh teile selle eest. Koosoleku otsuste ja eelnõudega oli teil võimalik tutvuda Tallinna Sadama veebilehel, aga ka Tallinna Sadama peakontoris. Loodan, et olete need otsused ja projektid läbi vaadanud. Aga otsuste projektid, mille üle me täna siis hääletame, et need me kuvame kindlasti ka ekraanile ja loeme ette. Tallinna Sadama aktsiaseltsi Tallinna Sadama aktsiakapitali suurus on 263 miljonit eurot, mis on jagatud 1 eurose nimiväärtusega aktsiateks, millest igaüks annab siis 1 hääle. Need aktsionärid ehk teie, kes te olete täna siis siin füüsiliselt kohal, teie saate otsuseid hääletada hääletuspultidega. Et seda hääletamist aitab veel läbi viia ARS Corporate Service OÜ ja Hannele Pook. Et enne hääletamist ma natuke räägin ka, kuidas need puldid toimivad, aga põhimõtteliselt on siin 1, 2, 3, et 1 on poolt hääletamine, 2 on vastu ja 3 kollasega on siis erapooletu. Enne koosolekut on osad aktsionärid, neid oli siis 35, kellel oli siis hääli kokku 191 750 742. Nemad on oma hääled juba andnud ja kohapealseid hääli saime nüüd viimase selle, on siis 440 722, mis siis tähendab, et meil on kvoorum koos ja saame oma üldkoosolekut läbi viia. Koosoleku päevakorrapunkte puudutavate küsimuste esitamise võimalust tekib teil peale igat päevakorrapunkti juures tehtud ettekannet. Ja kõik muud küsimused, mis siis konkreetseid päevakorrapunkte ei puuduta, need saate koosoleku lõpus esitada. Nii, ja kõik küsimused palume siis läbi mikrofoni esitada, et meil on siin kohal Kairi ja ka Marju, kes siis mikrofone teieni toimetavad ja palume ka end tutvustada, kui te küsimusi küsite. Kui teil on ettepanekuid, avaldusi või eriarvamusi või vastuväiteid, siis need palume esitada kirjalikult ja need tuleb viia siis sinna protokolli ja laua juurde, sest need tuleb ka lisada protokolli hiljem. Hääletamine ise toimub siis peale iga päevakorrapunkti kohta tehtud ettekannet ja küsimuste-vastuste vooru lõppemist. Ja need hääletamise tulemused me teeme siis teatavaks kohe, kui hääled on kokku loetud. Kui teil on sõnavõtusoovi päevakorras oleva teema kohta, siis sellest tuleks ka kirjalikult teatada ja võib tulla siis ütlema kas minule, kes ma lähen istun sinna, või siis ka meie investorsuhete juhile. Ja sõnavõttudeks me siis anname kuni 5 minutit.
Nii, ja panen ette ka tänase üldkoosoleku päevakorrapunktid, mis lähevad siis hääletamisele, et te teaksite, et siis koosoleku päevakorrapunktides 1–3 olevastes küsimustes on otsused vastu võetud, kui nende poolt on antud üle poole üldkoosolekule esindatud häältest. Ja päevakorrapunkti number 4 puhul peab olema antud vähemalt 2/3 koosolekul esindatud häältest. Ja siis, kui on koosolek meil läbi, otsused vastu võetud, siis on võimalik küsida muid küsimusi meie siis juhatuse liikmetelt või ka nõukogu liikmetelt. Ja ajakirjanduse esindajatel palume siis tähele panna seda, et meie otsuste kohta ei tohi teha teateid enne, kui me oleme teinud börsiteate. Ja ei tohi teha siit ka siis otse ülekannete hääletamisest. Aga muud piltide tegemine on lubatud. Nii, aga nüüd on mul hea meel edasi minna siis tänase üldkoosoleku päevakavaga, et kõigepealt on meile saatnud oma videotervituse meie enamusaktsionäri esindaja ehk kliimaminister Kristen Michal. Palume videot. Tere! Tallinna Sadama enamusaktsionär on Eesti riik. Loodan, et see loob kindlust ja stabiilsust nii sadamale endale kui sadama partneritele. Tahan kliimaministrina jagada sadama üldkoosolekul mõned mõtted. Esiteks, Tallinna Sadama äriplaan on hoolimata erinevatest kriisidest, mis on maailma ja ka Eestit tabanud maailma osana, olnud üsna tugev. Hajutatus on aidanud tegelikult nendest kriisidest kenasti läbi saada ja see on kiitus nii sadama juhtidele kui sadama töötajatele, partneritele ja miks mitte ka aktsionäridele. Teiseks, minu valdkonnast võib-olla kõige olulisem on see, et Tallinna Sadam on ka rohepöörde eestvedaja logistika- ja merendussektoris ning need plaanid on kahtlemata ambitsioonikad. Sadam kaardistab CO2 heidet 4 sadamas, on ehitanud juba kaldaelektri reisilaevadele, loodud on Euroopas unikaalsed automaatsildumisseaded, üks reisilaev on juba hübriid ja tegevused käivad, et kiirendada tuuleenergia rajamist. Lisaks hakatakse looma Tallinn-Helsingi rohekoridori. Seega tundub mulle, et ettevõte on tubli, selle juhid, töötajad ja partnerid on kenasti oma asjaga toimetamas ja loodetavasti me kõik teeme seda selle vaatega, et 50 ja 100 aasta pärast on Eesti maailm üks ilus koht ja Tallinna Sadam üks väga väärikas ajalooga ettevõte. Seega, nagu öeldakse, laululusti südamesse ja päritult purjedesse soovin kõigile ilusat üldkoosolekut. Aitäh! Aitäh ministrile ja nüüd kutsun siia Tallinna Sadama nõukogu liikme ja auditikomitee esimehe Marek Helmi. Palun, Marek. Tere pealelõunat kõigile ja mul on au, aga ka vastutus siis anda ülevaade teile, kuidas on toimetunud Tallinna Sadama nõukogu. Mina olen nõukogus olnud alates eelmise aasta juulist, nii et varsti saab selle nõukogu koosseisuga tegutsetud aasta. Tunnen suurt sellist uhkust ja tegelikult ka sellist tunnustust, et olen saanud selle võimaluse selles töös kaasa luua või lüüa ja koos nõukogu liikmetega, koos Tallinna Sadama juhatusega olla osa sellest väga minu meelest võimsast ja ägedast teekonnast, mida Tallinna Sadam nii aktsionäridele, Eesti riigile, meie külalistele, meie klientidele pakub. Nagu öeldud, nõukogu koosseis alustas eelmise aasta juulist uue koosseisuga. Meil on olnud üsna tihedalt 13 nõukogu koosolekut, osavõtuga üle 90%.
ma võin kinnitada, et naljalt sellest ilma jääda keegi ei taha, kui mõnel üksikul nõukogu liikmel on ametiülesannetest tulenevalt olnud vajadust, siis seda on juhtunud, aga ja üks aspekt veel, et enamuses on nõukogu liikmed nii-öelda füüsiliselt kohal. Et väga harva juhtub, kui välislähetuste tõttu keegi saab eemalt osaleda või osaleb eemalt. Meil on olnud 5 auditikomitee koosolekut ja auditikomitee tundub olevat populaarne, et seal inimesed on kohal ja teevad usinalt koostööd kaasa. Ja 4 tasustamiskomitee koosolekut samamoodi praktiliselt 100%, peaaegu 100% osalusega. Olulisematest otsustest me oleme valinud uue finantsjuhi, Andrus Ait, kes meil seda rolli ettevõttes täidab. Investeerimisotsus Paldiski Lõunasadamasse tuuleparkide kai rajamiseks, see on üks selline tuleviku teema ja sellest tuleb täna päeva jooksul ka mitmes kohas veel juttu, aga Tallinna Sadam on siin igati väärikalt esitlenud, mis puudutab sellist kliimavaldkonnaga ja tuuleenergia valdkonnaga tegelemist. Siis kontserni 23-27 strateegia, meil oli väga pikk päev, väga huvitav põnev päev Muugal Tallinna Sadama strateegia arutelul ja ma ise olen 30 aastat juhtimisega tegelenud ja pean tunnustama juhatust, et tegelikult nii-öelda strateegia kokkupanek ja strateegia esitlemine ja strateegia selline nii-öelda sisu loomine on olnud väga hea, et seda julgustan ka neid materjale küsima või otsima, et kuhu ettevõtte teel on ja strateegiat endale selgeks tegema. Loomulikult siis 2023 eelarve kinnitamine ja viimane teema, et millega me kõik oleme siin viimane aasta seotud, siis muutunud olukord geopoliitiliselt Ukraina ja Venemaa sõda, see ei ole jätnud mõjutamata ka meid, nii et ega seda oleme nõukogus kogu aeg jälginud ja neid teemasid käsitlenud. Ka nimede ja piltidena nõukogu koosseis, nõukogu juhib Riho Unt, kannab ka selle nõukogu järjepidevust, on olnud ka selles nõukogus nii-öelda enne seda perioodi, kui selline koosseis alustas. Veiko Sepp, ka meil täna siin juhib siis ka tasustamiskomiteed. Marika seisab heast selle eest, et see hääl, mis puudutab reisijaid ja meie nii-öelda teenindus- või turismivaldkonna kliente oleks nõukogus kajastatud. Ain Tatter ja Kaur Kajak riigi esindajatena väga pikaajalise kogemusega ja me tunneme ennast selles mõttes hästi hoitult, et kõik, mis puudutab regulatsioone ja nagu riigi ootusi erinevate nii-öelda teemade osas või suhtes, Ain logistika poole pealt, transpordi poole pealt pikaaegne riigitöötaja, Kaur olles tegelenud pikka aega regulatsioonidega Tarbija järelevalve ametis, on oma väga aktiivse osalusega nii-öelda hoidmas seda arutelu. Risto Mäeots logistikasektorist, ettevõtlusesindaja ja mina siis tehnoloogiasektorist. Veel kord kinnitan teile, et tulen rõõmuga igasse nõukogu koosolekusse, sest et saan uut informatsiooni, see arutelu seal ei ole selles mõttes unine, et me ei käi seal kuulamas, vaid tegelikult selline mõõdukas pinge ja ka juhatusele ootuste seadmine, eks Valdo ja Kalm kommenteerib seda omalt poolt, palju ta sellest kasu või tuge tunneb, aga veel kord tihti koosolekud, see ei ole küll eesmärk, lähevad üle aja, aga mitte sellepärast, et ei suudeta juhtida, vaid arutelud on sisulised. Äristrateegiast, et nii nagu ka kliimaminister ütles, et tegelikult Tallinna Sadam on tulnud nendest keerulistest aegadest läbi või endiselt tuleb läbi tänu sellele, et me nii-öelda ärivaldkonnad on mitmekesised, kaup, reisijad, laevandus, kinnisvara, aga need uued kasvuvaldkonnad, mis praegu on sellises hetkes, kus tuleb teha tarku otsuseid ja olla sündmustega kaasas, on see siis meretuulepargid või siis kinnisvaraarendus, me seal näeme tohutut potentsiaali ja oleme seda juhatusega mitmelt moodi arutanud, et kuidas ettevõtte oma eelist siin just nagu maksimaalselt ära kasutab,
et tuuleenergiale minnakse üle jõuliselt ja Tallinna Sadam oma nii-öelda tuuleparkide teenindamise strateegia või visiooniga minu meelest või meie meelest omab sellist mõnusat nagu arengu või kasvupotentsiaali. Sama on kinnisvaraga, et sadam on linna ja mere vahel ja see ala inimestele ju tegelikult meeldib. Ja kas või seesama ruum ja ala, kus me täna oleme, see ei olnud siin mõni aasta tagasi niimoodi, aga on tulemas veel ja on potentsiaali veel. Me ise oleme võrrelnud, et kui Tallinna üks selline tõmbenumber on vanalinn, siis selle piirkonna oskusliku kinnisvara arendusega annab siia teha veel sellist nagu väga lahedat ja mõnusat keskkonda, mis võiks nii-öelda aidata ka põhitegevusele kaasa nagu kaupade või siis nii-öelda reisijate veole, meelitada siia sellesse piirkonda jääma ja kulutama heas mõttes raha. Äristrateegiast loomulikult tagada omanikele stabiilne dividenditulu, täita omaniku tulu dividendi poliitikat. Ettevõtte oma pea 500 töötajaga on suur, selle juhtimine pole täpselt mitte kerge. Aga ka auditikomitees ja nõukogus me oleme näinud seda, et tegelikult ettevõte on väga hästi ennast organiseerinud, sisemised protsessid, kontrollimehhanismid töötavad hästi, meenub näitena näiteks IT valdkond, mis tegelikult on hästi vastu pidanud tegelikult võrreldes teiste riigiasutustega ja organisatsioonidega, kes on olnud pidevalt rünnakute all, siis Valdo Kalmi meeskonna IT on üks väga kõvast puust või sitkest kasest tehtud asi. Et lihtne asi, ma login nõukogu materjalidesse sisse, vaid mul on vist 4 müüri, kus ma pean läbi minema, et kuidas infot kaitstakse. Mõelge, kui te käite kuskil organisatsioonides või logite ennast sisse, kui palju teil neid kontrollikohti on, vist on 4 siin. Et ma näeks seda presentatsiooni näiteks, ei pääseks sellele ligi. Ja tulemus on ka, et tegelikult oleme pääsenud rünnakutest. Et selline vastutustundlikkus ja organisatsiooni arendamine oma inimeste kaudu, oma inimeste professionaalsuse kaudu, ma arvan, sellega on hästi hakkama saadud. Ja kõik, mis puudutab roheteemasid, et saada Läänemere rohetaristu sõlmpunktiks, et koostöö vastavate ettevõtetega, roheenergiatega, et siin ka teemad on ilusti tähelepanu all ja juhatus nendega toimetab. Riskid. Iga ettevõtte nii-öelda ei pääse mööda ohtudest või riskidest, mis meid ümbritsevad nendes tänapäeval keerulistel aegades. Kõigepealt ebastabiilse majandusega seotud nagu valdkond ja juba paar korda nimetatud, et kuidas sellest toime tulla, kui üks kaubagrupp või üks tegevusvaldkond langeb või teine tõuseb, siis just need nimed 4 põhiärivaldkonda, kaup, reisijad, kinnisvara, on taganud selle, et tegelikult majandusnäitajad ei ole nii pihta saanud, kui võiks arvata. Või õigemini on sellest isegi nagu ilusti välja tuldud, et ettevõtte majandustulemused on head. Keskkonnanõuded ja regulatsioonid muutuvad järjest karmimaks, neid tuleb täpselt täita, need on seotud ka maineriskidega, et minnes nendest mööda või mitte neid osates õigesti rakendada, ütleme kahju või usaldusväärsus nii klientidega või partnerite silmis automaatselt kannatab ja seal ka nõukogu ja juhatus praktiliselt igal koosolekul me arutame, et mida teha nende sõlmküsimustega, on see siis väetiseladu või mingi muu nii-öelda koht, kus ma tunnetan ka nõukogu liikmena, et me ei jää ootama, et meie nagu partner asjad ära lahendab, vaid me oleme ise olnud aktiivselt ka suhelnud, saatnud kirju, teinud kohtumisi selleks, et võttes vastutust, meie anname keskkonna, lõppkokkuvõttes meie vastutame selle keskkonna eest, et meie partnerid, kliendid selles majandustsoonis või nii-öelda meie aladel saaksid hästi toimetada ja teenida kasu ka meie enda ettevõttele. Vene-Ukraina sõda ja sanktsioonid taas mitmeid kordi ka nõukogus, ilmselt juhatuses praktiliselt igapäevane või kuine teema või nädalane teema arutada, et me siin jälgiksime seda ühtset poliitikat, mida läänemaailm on otsustanud rakendada.
ja no, ma mäletan neid arutelusid sealt juulist, augustist, kus veel sanktsioonide rakendamise faas oli intensiivne, aga tegelikult sadam on sellega hästi toime tulnud, et jätkuvalt suhelnud nende ettevõtetega, kus võivad olla riskid, millised kaubagrupid võiksid olla tähelepanu all, et neid ei tekiks kohtades, kus nad ei peaks olema. Kinnisvara tsüklisus, planeerimisprotsess, kuna on suured arendused, suured alad, siis nende täpsus ja oskus teha koostööd munitsipaalvaldkonnaga, linnaga, et ka seal osas reeglite tundmine, investeeringute õige ajastamine, korralik planeerimine, 9 korda mõõda, 1 kord lõika, on vana tarkus või tõde, millega arvestades ilmselt riske on suudetud maandada. Ja viimane teema, parvlaeva uue perioodi hanke mittevõitmine, et me tegelikult oleme minu arvates ettevõttega üsna edukalt suutnud neid liine seal teenindada ja see on olnud ka selline ambitsioon, et TS Laevad ei ole kuskil kaugel asetsev tütarfirma Tallinna Sadamas, vaid nõukogus on mitmeid kordi käinud TS Laevade juht rääkimas nii oma rõõmudest kui ka oma muredest ja üldse nagu kokkuvõtlikult me oleme nõukogu püüdnud niimoodi asju ajada, et me ei räägi ainult juhatusega selle nii-öelda juhtkonna tasemega, vaid kutsume nõukogusse rääkima ka osakonna juhte, et tajuda, tunnetada, kuidas neil läheb, kuidas see meeskond kokku töötab, nii et siin osas on pigem informatsiooni küsime rohkem ja nende igapäevaste inimeste käest, kes ühe või teise valdkonnaga tegelevad, IT, energia, personal ja nii edasi. Ja miks Tallinna Sadama aktsia on endiselt atraktiivne? Siin põhipunktidena võib ära märkida selle, et on stabiilne infrastruktuuri ettevõte, ta on piisavalt suur ja võimekas ja võimas, et nende majanduskeerukate olukordades või majandustsüklitele ja muutunud olukordadele sõjast ja muust vastu pidada. 4 ärivaldkonda, üks tasakaalustab teist või kolmandat nii-öelda omavahel aitavad tegelikult finantseesmärke saavutada olenemata sellest, et muutusi nendes on. Valdo jagab kindlasti rohkem informatsiooni hilisemas ettekandes. Tugev rahavoog, EBITDA marginaal 50%, seesama kasvuprojektide potentsiaal, et kui te olete Tallinna Sadama aktsionärid ja ei näe, kus see ettevõtte teel on, millest võiks tulla uusi valdkondi, kus tekib kasv, kus tekib uus ambitsioon, et neid 4 valdkonda veelgi toetada, siis oleks ka natuke igav, et ma arvan just see, et on selliseid kasvuprojekte ja uusi ärisuundi või äripotentsiaale olemas, teeb ta väga atraktiivseks ja heaks ja dividendipoliitika, et selle stabiilsus ka märkimisväärt. Ja kokkuvõttes võib öelda, et on olnud edukas aasta, olenemata sellest, et on keeruline aeg, sõjad ja muud majanduses toimuvad. Tallinna Sadam kui äriühing sai 30-aastaseks, oli märkimisväärne ja väärikas tähistamine selles samas ruumis siin, palju partnerid ja külalisi osales kruiisiterminali kultuurikapitali preemia uus ruum, seesama ruum, kus me täna oleme, ma arvan, et linnapildis või ettevõtete organisatsioonide seas väga väärikas ja kuidas ma ütlen, endiselt populaarne koht, kus tähistada oma olulisi sündmusi. Promenaadi väljaehitus, jällegi nagu väärikas nominatsioon ESPO poolt ja ma ütleks ka need samad 500 töötajad, kes Tallinna Sadamas töötavad, et olla Kantar Emori uuringus 6. kohal kui ihaldatud tööandja või mainekas tööandja, need märgid ja need asjad ei tule iseenesest. See tähendab seda, et on tehtud head tööd, mille peale on võimalik ehitada korralik nagu maine, reputatsioon, usaldusväärsus selle suhtes, mida Tallinna Sadam teenustena pakub
Ja need kõik 500 inimest on tegelikult selline mainekandja või tegelikult meie turundajad oma tutvusringkondades, oma sõprade ja partnerite seas. Nii et see on minu poolt kõik. Ma veel kord hindan väga seda võimalust juhatusega see aasta olnud koostööd teha ja loodan jätkata samas vaimus. Nii et aitäh, Valdo, sellise töö eest siiamaani ja soovin kõigile jõudu jaksu. Aitäh, Marek. Kas teil on küsimusi meie nõukogule? Tundub, et ei ole. Aga siis ma annaksin hea meelega sõna Tallinna Sadama juhatuse esimehele Valdo Kalmule, kes räägib eelmise aasta tegevustest ja annab ka ülevaate, millised on meie arendus- ja kasvuprojektid. Lugupeetud aktsionärid, tere tulemast meie üldkoosolekule veel kord. Aitäh Marekile toetavate sõnade eest ja ma vabandan kohe ette, et ma lähen presentatsiooniga päris kiirest liikvele, sest slaide on päris mitu, et anda teile ülevaade just sellest, mis toimus eelmine aasta, aga tähtsam on ju alati, mis ootab ees. Ega kõik huvitab ju tulevik ja sellepärast ma liigun päris kiiresti, aga meeldetuletuseks, et ka meie nõukogu liige Marek Helm nimetas tasakaalustatud ärimudelit. See tõesti meeldetuletuseks koosneb sellistest segmentidest nagu reisisadamad, neid on meil 2, kaubasadamad, neid on meil 2, reisiparvlaevad, need on siis Saaremaa ja Hiiumaa liin ja muude all me käsitleme oma jäämurdeäri ja jäätmekäitlusäri. Ja just see äride mitmekesisus on võimaldanud meid riske maandada ja tõesti nendest kriisidest läbi tulla. Hästi kiirelt eelmise aasta olulisemad sündmused, neid on positiivseid, aga neid on ka negatiivsed. Alustame positiivsetest, et reisijate arvu taastumine oli oluliselt kiirem, kui me arvasime peale pandeemiat, ehk 2-kordistus ja jõudis 7 miljonini. Me oleme selle üle väga uhked, et see on just koostöö meie reisioperaatoritega, kruiisioperaatoritega ja kruiisilaevade külastus taastus lausa 4 korda. Sest pandeemia tõesti lõi meid päris valusalt, eriti aasta 2020. Ja siit me näeme häid kasvu ja see äri on meile väga kasumlik. Siis me saime eelmine aasta valmis planeeritud Vanasadama arendusega ehk D-terminali esise platsiga, mis on osa meie keskkonna- ja masterplaani elluviimisest. Väga oluline, see on olnud pikk eeltöö koos linnavalitsusega, meie 5 detailplaneeringu ettevalmistus ja eelmise aasta lõpus sai need avalikustatud. Ja avalikustamisest tuli väga vähe negatiivset tagasisidet. Me sellel aastal tahame väga jõudsalt minna edasi just nende detailplaneeringute kinnitamise suunas. Suur sündmus ka meie jaoks oli Tallingi MyStari liinitulek. See on suurema tonnaažiga, suurema reisijate arvuga, väga moodne kaasaegne laev, kasutab kõiki meie sadama teenuseid ja meil õnnestus saavutada ka eelmine aasta kompromiss ühes vaidluses Tallingiga. See puudutab siis ka teisi reisioperaatoreid, nii et me loeme selle positiivse poole peale. Positiivne oluline on ka investeerimisotsus Paldiskisse kai ja tagala rajamiseks. See on suur otsus. See on tulevikku suunatud 50 miljonit ja see on just üks meie kasvuprojektidest ja see otsus on tehtud ja see aasta me asume seda otsust juba ellu viima. Kuna meil vedellast seoses Vene-Ukraina sõjaga ehk sanktsioonidega langes oluliselt, siis õnneks eelmine aasta toimus märgatav kasv nii konteinerite kui RoRo osas. RoRo on siis autovedukid ja tänaseks on RoRost saanud kõige suurem kaubagrupp. Ja võin teile öelda, et ta on ka kõige kasumlikum. Nii et selles mõttes me mahus kaotasime, aga mitte nii palju rahas ja kasumis. Nii et see on väga oluline, et RoRo äri on jätkuvalt kasvav. Meil oli üks kohtuvaidlus viljaterminaliga, siin saime ka märgilise positiivse otsuse. Jäämurdja Botnik alustas uut 10-aastast lepingu täitmist Transpordiametiga, ehk me võitsime hanke järgmiseks 10 aastaks murda talvel jääd
ja samal ajal sõlmisime siis ka eelmise aasta lõpus suvetöö Kanada firmaga. Meie jaoks oluline on see, et riik ei kasutanud väljaostu optsiooni meie parvlaevade suhtes, et meil on 4 väga moodsat parvlaeva ja need on meie omad. Et kui me nüüd valmistume uueks hankeks, on meil see väga oluline sisend, et me läheme sinna hankesse oma laevadega. Me teeme tegevusi ja siin tuleb paar slaidi ka sellest, et saavutada kliimaneutraalsus, meil on lühiajalised eesmärgid, pikaajalised, aga tõesti, nii nagu Marek märkis, kui teed äri, tuleb üha vastutustundlikumalt seda teha, nii et jälgi ei jääks loodusse. Ma arvan, et see on niivõrd loomulik. Ausalt öeldes me oleme juhatusega väga rõõmsad, et vaatamata, et eelmine aasta oli päris raske, tegelikult meie töötajate pühendumusindeks kasvas klientide rahuloluindeks ja ka ettevõtte maine. Me mõõdame neid juba 5 aastat, nii et see ei ole nagu ühekordne mõõtmine, me näeme seda trendi ja oleme selle tulemusega rahul. Negatiivse poole pealt oli loomulikult Venemaa agressioon ja see mõjutas meid kaubaäris päris tugevasti ja Venemaa ja ka Valgevenega seotud vedellast ja väetise mahud kukkusid. Õnneks on, nagu ma juba nimetasin, ro-ro ja konteiner kasvus ja me strateegiliselt just arendamegi seda valdkonda. Me tegelikult arendasime seda enne ja meil ei olnud nii suured riskid seotud Venemaaga. Ja õnneks ka sanktsioonide rahaline mõju oli oodatust väiksem, mida me siis rehkendasime eelmise aasta alguses, siis mõju nii kasumile kui käibele oli väiksem. Tulevikku vaadates tuleks kõigepealt aru saada, mis on sellised megatrendid, et kui sa planeerid oma tegevusi, sa pead infrastruktuuri äris nägema tegelikult 10, isegi rohkem aastat ette. Ja sa pead selleks valmistuma ja võib-olla mõnda trendi ka lausa ise looma. Ehk lühidalt sõja, kui võib üldse nimetada, positiivne mõju on, et osa tootmist tuuakse kindlasti Euroopasse tagasi ja siin on võimalik meie kaubasadamatel ja tootmisparkidel leida uusi kliente ehk toimib tuuakse tootmine tagasi, samal ajal konsolideerumine jätkub. Keskkonnasäästlikkus ja jätkusuutlikkus on juba täna trend, aga me peame tegelikult olema valmis alternatiivkütustel sõitvate elektri- ja hübriidlaevade tulekuks meie sadamasse ja me peame mõtlema, kuidas oma laevad ümber ehitada kiiremini. Sest nõuded tulevad ja me peame valmistuma selleks. Tulevikus on meie sadam rohkem kui ökosüsteem, ehk selleks tuleb valmistuda, et ta on tõesti ökosüsteem, kus su partnerid kasutavad roheenergiat, mitte ainult sa ise, ja alternatiivne energia tootmine, ladustamine ja siin kindlasti meretuulepargid on see, milleks me peame valmistuma. Me peame valmistuma ka autonoomseteks laevadeks, see tähendab seda, et nad on mehitamata, et need külastavad meie sadamaid ja sa pead nagu selleks valmis olema. Ehk ma arvan, et mehitamata laevad tulevad enne kui mehitamata autod. Neid siis täna juba Norras ehitatakse. Nii et sellised esimesed kaubalaevad võivad paari aasta pärast meie Muuga sadamat täitsa külastada. Ja üha rohkem automatiseeritakse terminale ja multimodaalsus on siis selline erinevate transpordiliikide võimekus ja näiteks meil Muugal eriti, aga ka Paldiskis on see koht, kus kõik erinevad transpordiliigid saavad hästi kokku. See tähendab seda, et me saame väga erinevat transporti kasutada ja oma kaubaomanikke teenindada. Ja loomulikult tuleb olla hea tööandja ja hoida pühendunud töötajaid. Kiirelt siis igas valdkonnas, mis on suuremad arendusprojektid ja mis on need kasvuprojektid nüüd lähiajal konkreetselt. Ehk reisijate äri taastumise puhul me tahame rõhutada, et kuna see on meie kõige suurem äri, siis me näeme jätkuvat kasvutrendi ehk esimeses kvartalis Helsingi ja Stockholmi liinidel reisijate arv kasvas, vastavalt siis 55% ja 90%. Me loodame, et reisijate äri
taastub jätkuvalt. Loodame, et kruiisilaevad teevad oma lubatud külastused ja loodame, et see aasta nende laevade täituvus on suurem kui eelmine aasta. Kõik märgid näitavad seda, nii et me oleme väga palju ettevalmistusi teinud seda. Siin me teeme ise väga palju turundust, käime messidel, suhtleme nende kruiisifirmadega. Seesama kruiisiterminal on ideaalselt valmis neid laevu vastu võtma. Ehitasime valmis siis teeterminali väljaku, mis oluliselt parandas nii autode kui inimeste liikuvust ja algas uue trammiliini ehitus. See on meie jaoks väga vajalik trammitrass. Ta tuleb siia A-terminali ette. See trass on loomulikult meiega kooskõlastatud ja teenindab väga edukalt mõlemat terminali. Ja mis kõige tähtsam, ta on töös, see on rahad, on seal taga ja ta valmib järgmise aasta suvel. Oluline on vaadata ka pikemas perspektiivis ja me oleme siis Helsingi sadamaga põhimõtteliselt kokku leppinud sellise kontseptsiooni, mis tähendab Tallinn-Helsingi rohekoridor. Ja see tähendab sellist rohelist reisimist, mis hakkab tegelikult linnast peale, siis on sadamaterminalid, on kaasaegsed, töötavad ainult taastuvenergeetikal nagu see sama kruiisiterminal, ta on mahult suur, aga ta on tegelikult mereküttel ja jahutusel väga efektiivne ja siis siin peal on Tallinna üks suuremaid päikeseparke, et meil on väga madalad kulud ja see on väga roheline terminal. Ehk terminal peab olema roheline, siis me räägime läbi laevaliinidega, et ka laevad, nii nagu Tallingi laevad juba kasutavad LNG, hakkaks kasutama alternatiivseid kütuseid ja sama Helsingi poole peal. Et tõepoolest tekib unikaalne, ma ütleks võib-olla isegi maailmas unikaalne rohekoridor, kus reisib siis 10 miljonit reisijat. See on väga suur number, et me oleme selle numbriga 4 sadam Euroopas, maailmas 10 sadama seas. See on suur hulk reisijaid ja me väga loodame, et nende sammudega me meelitame siia kliendid tagasi. Siia juurde on hea rääkida kohe ka Vanasadama kinnisvaraarendusest, sest mõnes mõttes me loome keskkonda oma külalistega, teises küljest valmistame ette kinnisvaraarenduseks, et siin oleks tulevikus ka meie oma tallinlastel hea elada, käia ja seepärast on siin mõned olulised väärtused ja põhimõtted, kuidas me seda ala arendame, et me avame ta merele, nii nagu ka Marek rääkis, et siin võiks olla tulevikus üks Tallinna linnakeskusi, on Vabaduse plats, on Raekoja plats, aga võiks olla ka meie Admiraliteedi plats siin Admiraliteedi basseini ääres. Ehk see on rohke haljastusega ja mitmekülgne rinnaruum. Ja me oleme siis jaganud selle ala 5 tükiks ja me sai nimetatud siis, oleme praegu just detailplaneeringute menetluses, nad on avalikustamise läbinud, aga kinnitamine võtab aega, nii et see aasta me teeme siis ettevalmistusi ja loodame väga järgmine aasta alustada, kui kõik läheb hästi, just arendus sellest põhjakvartalist, mis on oranž. Sinna on mõeldud siis hotellid ja rohkem ärikinnisvara, korterid, siis üüriruumid on rohkem siin kollases alas ehk reidide ääres. Nii et teeme neid ettevalmistusi, aga tõesti, see on ka väga tsükliline kinnisvaraäri. Me ise ei lähe ju sinna investeerima nii hoogsalt, me kutsume arendajad, aga see tuleb nagu targalt arendada, sest maht on hästi suur ühe Tallinna linna ja Eesti jaoks, seda tuleb niimoodi samm-sammult teha. Aga ta on kindlasti väga atraktiivne, sest see on merevaade, see on mereäär ja ettevalmistused ühesõnaga käivad ja mis meie siis veel käivitasime sel aastal on siis A-terminali rekonstrueerimiseks arhitektuurikonkursi. See on rahvusvaheline arhitektuurikonkurss, kuhu esitati ligi 30 tööd. Praegu žürii vaatab neid, kuulutab võitja välja ja siis hakkab projekteerimine. Nii et me tahame ka ära rekonstrueerida A-terminali. Siis on meil tegelikult nagu oma infrastruktuuriga asjad tehtud. On D-terminal, on kruiisiterminal ja nüüd rekonstrueerime A-terminali. Kui vaadata pikka visiooni ja infraäris peab see olema, siis kindlasti me nimetame seda ise selliseks äriplaaniks 4.0. On tuleviku mõttes kindlasti Tallinn-Helsingi rohekoridor,
nagu sai nimetatud, alternatiivkütuste reisilaevad, seesama kaldaelekter ja rohekütused siin sadamas, reisiterminalidest sai ka räägitud ja kindlasti seesama tark sadam, mis meil täna juba töötab ja juhib autosi, muutub veel intelligentsemaks. Et me absoluutselt õigel ajal kutsume sõidukid ja veokid autosse, et nad ei tossutaks siin linnas, kõigile igatpidi efektiivsem. Kaubasadama arendus- ja kasvuprojektid. Eelmine aasta oluliseks sündmuseks oli kindlasti HHLA, see on siis meie väga suur klient, kelle peakorter asub Hamburgis, tegemist on siis Saksa börsiettevõttega ja nende üks suuremaid operatsioone, opereerimisi on ka siin meie Muuga sadamas ja nad tõid siis siia 2 väga suurt konteinerkraanat, mis võimaldavad teenindada tegelikult ookeanilaevu. Nii et nende kraanadega saab teenindada ka kõige suurema konteinerlaeva, mis pääseb Taani väinast läbi. Väga märgiline sündmus, need on juba töös. Eelmine aasta ehitati ja see aasta avati Muuga sadama topeltramp, see on siis 2 korruselt sõidavad autod, ka veokid laeva, see on siis palju kiirem ja maha, tõesti käib väga kiiresti ja tänu sellele siis Eckerolain pani Finbo Cargo oma laeva veel täiendavat lisareisi päevas tegema, see ongi meie äri, et mida tihedamini sadamas laevad käivad, mida rohkem seal kaupa on ja kiiremini laetakse, seda tulusam ju meile. Nii et see on küllaltki unikaalne, Eestis projekteeritud ja Eestis ka ehitatud. Loomulikult samasugune ramp on ka Vuosaaris ehk Muuga vastassadamas. Et see on ikkagi meie ühisprojekt mõnes mõttes ka Helsingi sadamaga. Väga oluline projekt on jätkuvalt Rail Baltica kaubajaam Muugale. Ja miks see aasta on märgiline? See aasta hakkab Rail Baltica kaubajaama ehitus Muugal. Ja see on tulevikus just meie kasvuprojekt, kus me näeme 4-5 miljonit tonni kaupa aastas ja ta võimaldab siis mitte sõita ainult Kesk-Euroopasse, vaid ka Vahemere äärde. Me arvame, et Rail Baltica loob väga head võimalused kogu Soome ja Rootsi ekspordi-impordi teenindamiseks, sest näiteks Soome metsatööstuse kliendid on Türgis. Me saaksime otse teenindada neid meie sadamast alla näiteks Triestesse, mis on siis Itaalia sadam siin Saapa juures ja sealt pääseb edasi Türki. Näiteks sellised uued kaubakoridorid loovad võimalusi ja me näeme seda tuleviku kasvuprojektina. Praegu on just käimas meil tööstusparkide selline kampaania, et meil on nii Muuga sadamas kui Paldiski Lõunasadamas siis tööstuspargid, kuhu me otsime tegelikult nii ladustajaid, aga ka tootjaid. Nii et need on sellised head transpordisõlmpunktid, heade laevaühendustega, väga head raudtee- ja maanteeühendused ja meil on nad üsna hõivatud, aga meil on veel vabu maid ja me ootame just sinna niisugust tootmiskomplekse. Ja suurematest kasvuprojektidest, mis on juba käega katsutavad, on kindlasti Paldiski tuuleparkide baassadam. Eelmine aasta tegi nõukogu otsuse, see aasta läheb ehituseks, nii et kohe-kohe me kuulutame võitja välja, see oli ka rahvusvaheline hange, me saime head pakkumised ja ehitus algab sel kevadel ja valmis peab ta olema siis 2025. Ehk see on siis tegelikult tuulepargi ehitus ja hoolduse baassadam, kus me siis arendajatega sõlmime lepingud ja sealt ei hakata mitte ehitama ainult Eesti tuuleparke, meretuuleparke. Praegu ehitatakse Paldiski kaudu muideks maismaa tuuleparke, nii et kõik maismaa tuulepargi suuremad osad tulevad meie Paldiski sadama kaudu, tuuakse sisse. Labad, tuulikutele, mastid, siis siin on just spetsiifiliselt suured mered pargi tuulikute ehitamiseks ja hoolduseks. Ja me loodame siit teenindada ka Soome ja Rootsi tuuleparki, aga miks mitte ka Poola. Nii et Läänemeri on tuuleparkidest tühi, me oleme siin kõvasti muust Euroopast maha jäänud, ma ei oska kommentaarida, miks energeetikud ei ole omal ajal kiirelt tegutsenud. Nüüd see
buum läheb lahti ja ma arvan, meil on väga hea positsioon, kui me selle sadama osa valmis ehitame ja siin suudame väga suuri laevu teenindada. Nii et see on meie kasvuprojekt, kus me käibeid näeme 2025. aastal. Tuleb tegeleda ka alternatiivenergeetikaga ja näha veel kaugemal, ehk oleme vesinikuoru ühed asutajad ja siin on lihtsalt ära toodud pilootprojektid üle Eesti. Ja me ise oleme siis käivitamas ühte vesiniku väärtusahela pilooti, vesiniku tootmist, vesiniku tanklat ja vesiniku sõidukeid, sellist pilooti Muugal. Nii et oleme ka küsimas kaasrahastust sinna ja tegutseme. Kaubasadamatest hästi lühidalt ka pikem visioon, just see multimodaalsus, et sul on kõik transpordiliigid sadamas, et sa oledki selline hub. Kindlasti Rail Baltica ja Põhja-Lõuna koridori edasiarendamine ehk Skandinaavia teenindamine, sest Vene äri on lõplikult ära kukkunud. Me ei ole sinisilmesed, et see siin hakkab midagi taastuma. Tulebki uued kaubakoridorid käima panna, tuuleparkide ehitus ja hooldus ja ka alternatiivsete kütuste terminalid. Et tänased vedellasti terminalid võiksid muutuda teiste vedel alternatiivkütuste terminalideks. Nii et siin on mitmeid võimalusi ja kindlasti tehnoloogia aitab sellele kaasa. Laevandus. Meie kolmas väga stabiilne ja äri ka üle kriiside. Ehk sai nimetatud, et Jäämurd ja Botnica tegi eelmine aasta tubli töö. Ta on nüüd tagatud 10 aastaks jäämurdmisega Eestis, aga väga oluline leida kasumlikku suvetööd. Ja üks osa on siis sel aastal läheme Kanadasse tööle, aga me praegu räägime läbi, et katta ka juuni-juuli suvetööga ja loodetavasti me saame häid uudiseid varsti aktsionäridele tuua. Me tegelikult valmistume siis üldse meretuuleparkide teenindamiseks ja ma ütlen, et kolmas suur kasvuprojekt on tegelikult selle sama offshore laeva või laevade pakkumine meretuuleparkide ehituseks ja hoolduseks. Et me praegu analüüsime seda, midagi otsustatud ei ole, aga me näeme, et turul on väga seda tüüpi laevadest puudu, nagu meie Botnica, mis on hästi suure võimekusega, millel on erinevad kraanad ja kõiksugu süsteemid peal ja me oskame seda äri. Nii et me praegu analüüsime ja kui tuleb otsuseid, siis me loomulikult sellest ka börsi ja aktsionäre teavitame. Reisiparvlaeva äri on ka väga stabiilne, taastus väga kiiresti COVIDist ja hea uudis, veel kord ma kordan meile kui ettevõttele ja aktsionäridele, et need laevad kuuluvad meile, me saame minna uude hankesse, me kindlasti jätkame parvlaevade elektritseerimisega, üks laev on meil ju hübriid ja tõsiselt valmistume siis hankeks, otsime ka kasvuvõimalusi väljaspool Eestit, teeme analüüse ja väga tähtis on siis ikkagi hoida head teenindustaset. Seda tegelikult aktsionär ehk Eesti riik meil tootab. Ja visioonina, nagu sai nimetatud, tuuleparkide hooldus, laevad alternatiivkütustel ja jätkuvalt arendame edasi sadamate automaatjuhtimist, sõidukite juhtimist laevadele siis. Hästi lühidalt lõpetuseks kestlik areng. Tahame lihtsalt näidata teile, et me oleme väga selgelt aru saanud, milline on CO2 heide ja me mõõdame seda päris täpselt oma 4 sadamas ja see kollane tulp näitab siis meie kõige suurem CO2 heite on meie oma parvlaevad, et siit veel kord tõestus, et me peame nende laevade, hübriidlaevadeks ümberehitamisega tegelema, aga nagu te näete, muu heide on ka oluliselt vähenenud, nii et me teame üsna täpselt iga sadama kohta, mis on CO2 tase seal ja meil on eesmärgid aasta-aastalt neid vähendada. Me tegeleme sellega süstemaatiliselt, eriti tähtis on see siin Vanasadamas. Me oleme keset linna ja kui suured laevad seda külastavad, siis on väga tähtis, et meil on plaan, kuidas seda ökoloogilist jalajälge vähendada. Ehk energia, roheenergia tootmine.
meil on ka täna juba sadamatasude soodustused keskkonnasõbralikele laevadele, unikaalsed automaatsildumisseadmed, me oleme ainuke sadam Euroopas, kus on 3 Skys automaatsildumisseadmed ja kõik laevafirmad kasutavad neid väga edukalt. Siis on meil ka kaldaelekter ehitatud, ehk kui laev teatud aja seisab pikemalt, siis ta peaks diisli välja lülitama ja ühendama kaabliga, vähem tossu, vähem CO2. Ja nüüd planeerime kaldaelektrit ka kruiisilaevadele. Et see nõue tegelikult ühel hetkel tuleb. Siis on siin ka laevajäätmete parem suunamine ringlusse, veel kord, oma reisilaevade elektritseerimine ja kogu meie linnaruumi kujundamine. Lühidalt kõik, kas tahaksite midagi kohe küsida või arvata? Kui ei on, siis seda võimalik lõpus veel teha, et me oleme kõik valmis lõpus vastama veel teie küsimustele ja kommentaaridele ja siis... Ja nüüd annaksime siis sõna edasi meie juhatuse liikmele, finantsjuhile Andrus Haidile, kes siis räägib eelmise aasta finantstulemustest ja tutvustab teile ka tänaste üldkoosoleku otsuste eelnõusid. Aitäh, austatud aktsionärid, lugupeetud üldkoosolekust osavõtjad, minu nimi siis Andrus Hait, olen Tallinna Sadama finantsjuht ja rõõm on teid siin üldkoosolekul tervitada. Ja esiteks siis annan ülevaate 2022 aasta ettevõtte finantstulemustest ja samamoodi ka dividendi ettepanekust. Alustuseks siis ülevaade reisijatest ja reisilaeva külastustest. Et meie reisisadamate ja reisijate äri jaoks oli 2022 aasta selgelt koroonakriisist väljumise aastaks. Meil õnnestus reisijate arvu, kes meie sadamaid siis läbivad, kahekordistada, kui 2021 aastal oli see 3,5 miljonit, siis aastaks 2022 kujunes reisijate arvuks 7 miljonit. Ja eriti positiivne on, et kasvu näitasid siis kõik regulaarliinid, lisaks külastas meid oluliselt rohkem kruiisilaeva turiste, 172 000, ja hea meel on ka, oli selle üle ja on jätkuvalt, et kruiisilaevad on tagasi meie sadamates, et nagu eelnevatelt slaididelt läbi käis, 179 külastused siis nii Saaremaa sadamas kui Vanasadamas, et mõlemad meie kruiisilaevade võimekusega sadamad on kruiisilaevu teenindamas. Kui nüüd vaadata reisilaevade külastusi läbi aastate, siis jah, väike langus siin koroonapandeemia mõjudel 2020 aastal toimus, aga see on proportsioonis võrreldes reisijate arvuga jäi madalaks ja võib öelda, et läbi viimaste aastate on reisilaeva külastuste arv olnud väga stabiilne. Ja siis suurem reisijate arv 2022 aastal tuli peamiselt läbi suurema laevade täituvuse. Kaup- ja kaubalaeva külastused. Kaubamahuks 2022 aastal kujunes siis 17,8 miljonit tonni, seda on küll 21% vähem kui eelmisel aastal ja kaubasadamad ja kauba liikumine oli siis selgelt mõjutatud sanktsioonidest, mida siis rakendati Venemaa ja Valgevene päritolu kaupadele alates siis esimese kvartali lõpust eelmisel aastal. Ja sellest siis peamiselt said mõjutatud vedellast ja puistlastist siis väetised, aga teistpidi kõik ülejäänud kaubagrupid näitasid stabiilset ja jõudsat kasvu. Kui siin suurematest kaubagruppidest rääkida, siis näiteks konteinerites kasv 12%, Rooro ehk veeremkauba puhul 6% ja selle kasvu taustal siis Rooro kaubad saidki meie suurimaks kaubagrupiks, mis meie sadamaid läbivad. Laevakülastused kaubasadamates ja kaubalaevakülastused siis selle
nii-öelda muutuse taustal kaubas ka pisut langesid, kuid märkimisväärselt vähem kui kaup ise ja saab öelda, et kaubalava külastused on läbi erinevate nii-öelda aastate olnud siin küllaltki stabiilsed. Ja miks see oluline on see siis, et kaubasadamates ja üldse, et meie suurim tululiik ongi laevakülastused, ehk mida rohkem laevakülastusi, seda positiivsem tulemus ka majandustulemustes. Laevandus. Kui nüüd otsida märksõna laevanduse kohta viimasel aastal, et nagu siin Valdo ettekandest läbi käis, laevandus on väga stabiilne, oli seda 2022 aastal ja nagu slaidilt näha, võib öelda, et viimase 5 aasta kohta kehtib stabiilsus. Reisiparvlaevade puhul siis teenindasime 2,3 miljonit reisijat ja 1,1 miljonit sõidukit, reisijate arvus tõus, sõidukite arv jäi praktiliselt samale tasemele. Positiivne on see, et teostasime rohkem reise, mida siis riik meilt tellis, circa 6% enam kui aasta varasemalt ja reiside arv siis 22 800 ja pisut peale, ehk et see näitab ka niisugust stabiilset nõudlust. Nüüd meie Botnica jäämurdja tegevus, mõõdame seal siis prahipäevade arvu ja kasutusmäära, samuti läbi aastate väga stabiilne, eelmisel aastal siis 249 prahipäeva, mis on siis läbi aastate keskmine tulemus, aasta varasemalt see 267 päeva on pigem erakordne, tuli meie kliendi siis Kanada-poolse kliendi erakordsest nõudlusest, aga saame öelda, et ka Botnica puhul tegevus väga stabiilne. Ja seda stabiilsust siis aitab toetada pikaaegne jäämurdeleping riigiga, nagu sai mainitud, et 2022 aasta lõpust murrame jääd Eesti põhjarannikul juba uue 10-aastase lepingu alusel, mis lisab stabiilsust ja reisiparvlaevade puhul siis riiki kasutanud laevade väljaostu optsiooni ja teiselt poolt siis olemasolev leping 2026. aasta 3. kvartali lõpuni. Majandustulemustest. 2022 aastal siis õnnestus meil kasvatada nii müügitulu kui EBITat ja ärikasumit. Et müügitulu kasv siis pea 11%, sellesse siis panustas enam kõrgem reisijate arv, kruiisilaevakülastused, samuti reisiparvlaevade tulu ja hea nii-öelda kasv oli ka renditulus. Korrigeeritud EBITDA kasvuks siis 3,3% ja 55,8 miljonit eurot. Jah, korrigeeritud EBITDA siis oli mõjutatud nagu üldine majanduskeskkond, mis oli majanduskeskkonnale omane, energiahindade tõus, kõrge inflatsioon, et see mõjutas ka meid, aga saab öelda, et positiivsed mõjurid müügile ja müügikäibele olid suuremad kui siis negatiivne mõju kulude kasvule ja sellest tulenevalt siis õnnestus saavutada EBITDA kasv. Ja seda siis vaatamata väljakutsete rohkele aastale just kaubasadamate puhul. Ja kindlasti tuleb siin rõhutada just seda meie tasakaalustatud ärimudelit, mis siis tõesti meid nendest sanktsioonidest läbi tüürisid. Ärikasumi puhul samuti kasv 3,5% ja perioodi kasum siis samal tasemel 25,6 miljonit eurot nagu 2021. aastal ja siin tuleb siis silmas pidada, et 2022 aastal maksime üle 25 miljoni dividende, millest siis kõrgem tulumaksukulu, ehk kui see siit elimineerida, siis nende kasum absoluutnumbrina kasvas. Investeeringute tase siis 2022 aastal 13,8 miljonit eurot, 5,9% vähem kui aasta varasemalt. 2 viimast aastat on keskmisena võetuna suhteliselt madala investeeringutasemega aastad olnud, aga see on selline investeerimistsüklist tulenev planeeritud
madalam tase, et me ei ole siin ühtegi investeeringut otseselt peatunud, ära jätnud, kõik vajalikud investeeringud on teostatud ja 2022 aastal siis suurimateks investeeringuprojektideks ettevõttel olid juba näidatud teeterminali väliala, mis siis eelmisel aastal valmis ja on linnakodanike poolt hästi vastu võetud kasutuses ja loodetavasti on kõik sellest osa saanud või vähemalt saamas tulevikus. Teiseks, reisisadamate puhul uuendasime galeriisid ja tuubusid, mis siis aitab meil kasvavat reisijate arvu paremini teenindada ja samuti siin kaldakindlustusi ja kaisid parendasime. Mis puudutab kaubasadamaid, siis seal oli suurimaks investeeringuks juba näidatud topeltramp Muugal, mis siis aitab meil teenindada kasvavaid rooromahtusid ja laevanduse puhul siis toimusid reisiparvlaevade puhul Piret ja Tiiu dokitööd, mis siis on regulaarsed peale 5. kasutusaastat ja Botnica puhul siis sellel aastal on kavas siis suuremad nende klassiuuendustööd ja toimus seal juba teatav seadmete soetamine selle jaoks. Vaadates nüüd müügitulu ja kasumlikkust läbi aastate, siis saab öelda, et kui siin 2020 aastal ettevõte sai mõjutatud, alates sellest on olnud mõjutatud moel või teisel erinevatest kriisimõjuritest, siis selline müügikäibe langus 20 aastal toimus, aga sellest alates siis on müügitulu suurenenud viimasel aastal siis 122 miljoni euroni. Ei ole saavutanud küll päris 5 aasta tagust taset, aga liikumine selles suunas on. Ja mis on nagu oluline, et seesama tasakaalustatud ärimudeli toel oleme suutnud hoida korrigeeritud EBITDA ja kasumi näitajat absoluutnumbrina stabiilsena. Et see ongi märk sellest, et erinevad valdkonnad, ärivaldkonnad on siis segmendid on teineteist aidanud toetada. Ja majandustulemuste juures siis lõpetuseks veel segmentide ülevaade, et hea on välja tuua, et eelmisel aastal siis 3 segmendis 4 toimus kasv, kõige suurem kasv siis reisisadamate segmendis, kus siis müügitulu suuruseks 37,9 miljonit eurot, mis siis on 31% enam kui aasta varem ja EBITAs saavutasime taseme 18,6 miljonit, mis on siis enam kui 35% kõrgem kui aasta varasemalt. Ja tõesti, reisijate arvu taastumine on väga positiivselt mõjutanud meie finantstulemusi selles segmendis. Samuti reisiparvlaevad on väga soliidset kasvu näidanud, müügikäibe kasv 13% tasemele 34,8 miljonit eurot ja samuti EBITAs kasv üle 15%. Et siin siis müügikäibesse on panustanud indekseerimine, kütusekulu katmine, aga teistpidi ka 6% kõrgem reiside arv, mis siis otseselt meie tuludes kajastub. Ja siin tahaks välja tuua ka seda, et reisiparvlaevade puhul me pidevalt jälgime ka kütusekulu ja selle optimeerimist ja see on andnud aasta-aastalt järjest paremaid tulemusi, mis siis samuti kajastub lõpuks finantstulemustes. Muud segment, mis siis sisaldab Botnica tegevusi peamiselt, vaatamata siis väiksemale prahipäevade arvule, õnnestus müügikäivet suurendada ja pisut ka EBITAt kasvatada. Nüüd kaubasadamate puhul nagu välja toodud mõjud sanktsioonidest ja 2 kaubagrupi mahtude vähenemine, mida siis tasakaalustasid veerem- ja konteinerkaubad, kokkuvõttes siis paari miljoni osas müügikäibe langus, EBITA osas mõju suurem, tulenevalt sellest, et see segment on mõjutatud ka energiahindadest,
aga kokkuvõttes saab öelda, et positiivsed mõjud kogu ettevõttes ja erinevates segmentides siis ületasid kaubamahtude langust ja sellest tulenevalt siis müügitulu ja EBITDA suurenemine, vaatamata siis rakendunud sanktsioonidele. Ja sellega oma ettekande lõpetakski ja siis meie majandusaasta aruanne on auditeeritud rahvusvahelise audiitorbüroo KPMG Baltics poolt, kes on siis sõltumatu vandeaudiitori aruande esitanud märkusteta ja olemegi jõudnud siis esimese päevakorrapunkti hääletamiseni. Just, et hääletame täna siis kõiki päevakorrapunkte eraldi ja hääletamine toimub nende pultide kaudu. Et iga hääletusvooru puhul tuleb siis valida, et kui te olete poolt, siis vajutate number 1, mis on siis rohelisega märgitud. Kui te olete vastu, siis number 2, mis on siin väikse punane kolmnurgake juures ja kui erapooletud, siis number 3. Ja kui te olete siia klahvile vajutanud, siis siia sellele ekraanile tuleb tekst sending ja seejärel received, siis see tähendab seda, et ta on jõudnud süsteemi teie hääl. Ja te saate oma häält muuta seni, kuni siis on siis nii-öelda viimane valik meil salvestatud, kuni on siis hääletatud. Et Tallinna Sadama nõukogu on aastaaruande heaks kiitnud ning teinud aktsionäridele soovituse siis 2022. aasta majandusaruanne kinnitada. Ehk mina siis palun teil nüüd hääletada ettepanekut kinnitada aktsiaseltsi Tallinna Sadam 2022. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul. Palume hääletada. Vaadake palun, kellel on pult. Nüüd on kõik, jah? Aitäh. Aitäh kõigile hääletamise eest. Kohe kuuleme ka hääletustulemustest. Nii, kokku siis hääletas poolt, selle otsuse punkti poolt 192 144 332 häält. Vastu oli 2582 häält ja erapooletuks jäid 44 550 häält. Aga kuna siis selle otsuse poolt peab hääletama üle poole ja üle poole häältest on poolt hääletanud, siis võime lugeda, et see otsus on vastu võetud. Ja lähme siis edasi järgmise päevakorrapunkti juurde. Jätkan siis järgmise päevakorrapunktina. Järgmine otsustuspunkt siis 2022 aasta kasumi jaotamine ja dividendi ettepanek. Et siinkohal alustuseks tahaks tänada omalt poolt samamoodi kõiki aktsionäre usalduse ja meisse uskumise eest, et aasta lõpu seisuga oli meil 22 866 aktsionäri, aasta kasv oli seal kuskil 15%, et aktsionäride arv pidevalt suureneb. Ja tõesti, et suur tänu ettevõttesse uskumise eest. Ettevõttel on kehtestatud dividendipoliitika, mille kohaselt siis makstakse alates 2021 aastast vähemalt 70% eelneva aasta kasumist dividendidena. Varasemalt oli vastav tase vähemalt 30 miljonit eurot. Ja nagu juuresolevalt jooniselt näha, Tallinna Sadam on oma dividendilubadusi igal aastal täitnud ja neid ka ületanud. Ja võttes arvesse ettevõtte stabiilset finantspositsiooni, tuleviku investeerimisvajadusi, on ettepanek
maksta 0,073 eurot aktsia kohta dividendideks, mis on siis kokku 19,199 miljonit eurot. Dividendi õiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 10. mail, mis siis tähendab, et dividendidega seotud õiguste muutmise viimane päev on 9. mai 2023. See tähendab, et sellest päevast alates aktsiaid omandanud isikul ei ole enam õigust 2022 aasta alusel makstud dividendidele. Ja dividendi väljamakse on planeeritud 12. mail käesoleval aastal. Ja oleme jõudnud hääletamiseni. Ja, kõigepealt võib-olla küsin, et kas on küsimusi selle päevakorrapunkti kohta? Ei ole. Siis ma palun teil hääletada ettepanekut, kinnitada aktsiaseltsi Tallinna Sadam 2022. aasta majandusaasta kasumiks 25 591 833 eurot ja eelmiste perioodide jaotamata kasum koos 2022. aasta kasumiga 51 383 040 eurot. Kanda kohustuslikku reservkapitali 742 837 eurot, maksta aktsionäridele dividendi 0,073 eurot aktsia kohta, kokku summas 19 199 000 eurot. Palun hääletada. Nii, antud päevakorrapunkti siis kasumi jaotamine poolt hääletas 192 094 119 häält. Vastu oli 2345 häält ja erapooletuks jäi 95 000 häält. Üle poole hääletusõiguslikest aktsionäridest on hääletanud ja võime lugeda, et antud päevakorrapunkt on vastu võetud. Lähme edasi siis kolmanda päevakorrapunkti juurde, audiitori valimine. Ja, aitäh. Jätkaks kolmanda päevakorrapunktiga, milleks on siis audiitori valimine. Tallinna Sadama audiitoriks aastatel 2018-2022 majandusaasta aruannete auditeerimisel oli siis KPMG Baltics OÜ. Ja vastavalt siis aastal 2017 teostatud hankele lepinguperioodiks oli 3+2 aastat ja antud lepinguperiood siis 2022 aasta majandusaasta auditeerimise järgselt lõppes. Et koostöö KPMG Baltics ja Tallinna Sadam vahel oli konstruktiivne mõlemapoolselt, ma hindan. Aga kuna leping lõppes, siis korraldasime eelmise aasta lõpus uue hanke ja hanke tingimusi siis rääkisime läbi auditikomiteega ja leidsime siis, et mõistlik ja optimaalne on korraldada hange aastate 2023 ja 2024 aruannete auditeerimiseks ja võimalusega pikendada lepingut siis ühe aasta võrra aastaks 2025. Hankel osales 3 suuremat audiitorbürood ja hanke tulemusena siis osutus võitjaks aktsiaselts PricewaterhouseCoopers. Ja kas on küsimusi selle päevakorrapunkti kohta? Tundub, et ei ole. Siis jällegi palun teil hääletada ettepanekut nimetada aktsiaseltsi Tallinna Sadam 2023 ja 2024 aasta majandusaasta audiitoriks aktsiaselts PricewaterhouseCoopers ning maksta audiitorühingule tasu vastavalt läbi viidud hankel
audiitorühingu poolt tehtud pakkumusele. Palun hääletada. Pult 35, kas te soovite hääletada, siis palun hääletage. Ei ole veel läbi tulnud. Või andke märku, et ei soovi hääletada. Nii, päevakorrapunkti 3 poolt ehk audiitori valimine hääletas poolt 192 132 031 häält, vastu oli 0 häält ja erapooletuid 57 088. Jällegi, kuna nimetatud otsuse poolt on hääletanud üle poole koosolekul aktsiatega esindatud häältest, siis võime lugeda, et see otsus on vastu võetud. Ja lähme edasi 4. päevakorrapunkti juurde, milleks on põhikirja muutmine. Ja aitäh. 4. ehk viimane päevakorrapunkt, põhikirja muutmine, tulenevalt siis riigivaraseaduse paragrahvide 86, 88 ja 98 muudatustest ja äriseadustiku paragrahv 323 täpsustatakse põhikirjas järgmisi punkte. Esiteks, ettevõtte juhtimise üldpõhimõtteid jätkusuutliku ja vastutustundliku tegevuse osas. Et vastav nõue siis fikseerida jätkusuutliku ja vastutustundliku tegevuse nõuete järgimine põhikirjast tuleneb riigivaraseadusest. Tallinna Sadam on neid nõudeid pidevalt ka varasemalt jälginud, aga nüüdseks viiakse siis riigivaraseaduse alusel sisse ka põhikirja, vastav kohustus. Teiseks, üldkoosoleku ja nõukogu pädevuse täpsustamine. Nimelt nähakse siis riigivaraseaduses tulenevalt ette, et nõukogu peab kinnitama üldkoosolek peab kinnitama omaniku ootused ja iga 3 aasta järel neid siis uuendama. Ja selle alusel siis nõukogu kinnitab ettevõtte strateegia, finantsplaani ja ka eelarve. Ja vastav kohustus siis viiakse sisse põhikirja. Kolmandaks viiakse sisse nõukogu liikme nõukogu töös osalemisega kaasnevate kulude katmise kord. Vastava korra siis peab kehtestama üldkoosolek. Järgmiseks, juhatuse liikmele tasude maksmist on täpsustatud, seda samuti riigivaraseadusest tulenevalt täpsustatakse täpsemalt siis keskmise tasu arvestust, kus siis ei võeta arvesse täiendavaid tasusid ja samuti täpsustatakse lahkumishüvitise ja konkurentsi keelu järgmise eest tasu maksmist, kus siis nähakse ette tasu maksmine 12 kuu jooksul ja mitte rohkem kui siis viimase kehtiva põhipalga alusel. Samuti täpsustatakse majandusaasta aruande koosseisu ja kirjeldust ja selle esitamise kohustuse tähtaega. Et põhikirjas siis fikseeritakse, et ettevõttel on kohustus esitada majandusaasta aruanne registrile 4 kuu jooksul majandusaasta lõppemisest. Ja viimasena siis täpsustatakse nõukogu otsuste vastuvõtmist, kui otsuseid soovitakse teha koosolekut kokku kutsumata. Kas põhikirja muutmise osas on küsimusi? Küsimusi ei ole, siis asume päevakorrapunkti hääletamise juurde. Palun hääletada ettepanekut, kinnitada aktsiaseltsi Tallinna Sadam põhikiri üldkoosolekule esitatud kujul.
Nii, aitäh. Selle otsuse punkti poolt oli siis poolt 192 065 193 häält, mis on siis 99,93% koosolekul esindatud häältest. Vastu oli 21 950 häält ja erapooletuid 101 976 häält. Et selle otsuse poolt peab olema poolt vähemalt 2/3 häältest ja see on meil täidetud, nii et võime lugeda otsuse vastuvõetuks. Aitäh teile, et sellega on meie üldkoosoleku ametlik osa läbi. Kui kellelgi on nüüd veel küsimusi, siis võib need kas siin esitada või ka meie juhid on siin olemas, võib isiklikult nende poole pöörduda või ka teiste Tallinna Sadama töötajate poole. Et olge lahked meil suupisteid, jooke-sööke tarbima ja kui kellelgi on huvi nüüd natuke rohkem kruiisiterminalist kuulda, siis võime circa 15 minuti pärast rääkida natukene sellest kruiisiterminalist ka. Aga aitäh teile tulemast ja palun astuge lauale ligi või kui kellelgi on kiire, siis head koduteed. Ja kohtume jällegi aasta pärast. Aitäh!